astun natuke kaugemale. Miks? Igaks juhuks. Okei, ma lähen ka siis. Mida sealt või välismaalt kaasa on toodud? Natuke seda kõrgemale siin. Sohistame natukene. Tere sõbrad! Tere sõbrad! Ilusaid. Tere Vahur! Ilusaid neid mööduvaid Jaane. Kõik on möödas, võidupüha on tähistatud, aitab küll. Kuule, aga mul tekkis tegelikult küsimus, et see jaanipäev on ka siuke, mis kestab nagu mingi mitu päeva, on ja? Nii. Mis need nagu pühad siis on? Võidupüha ongi ju. Ja see on 24 või? Või 23 või? 24. Aga 23 oli enamus tähistasid. See on mingi Jaani laupäev. Ühesõnaga, ma ei tea ka sellest suurt midagi. Mõttetu. Joomapidu, millest me täna ka siis nagu puudutame seda teemat, et meil pole siin neid joomapidusid ammu olnud. Ei ole, väga ammu. Et aga miks neid ikkagi nii palju on? Hea raha tegemiskoht. Noh, eks ta suures mõttes nagu ongi, kuidas rahvalt raha ära saada. Väga kergesti sõltuvust tekitava. Jah, ja legaalne. Legaalne. Tehke neid vabaõhuüritusi, aga ärge tehke alkoholi müüki seal. Et nagu söök, jah, aga alkoholi müüda. No kahjuks tänasel päeval, kes see läheb sinna? Mina läheks. Mina lähekski just sellepärast, et ma ei läheks nendele suurtele üritustele, sest et ma ei viitsi seal koos nende jotade ja plätadega koos olla. Just, ma nägin neid jotasid, plätasid ja mul kaduski igasugune isu ära. Ehk siis jaanipäev ilma ühegi ürituseta ei surnud ära, ei jäänud mitte millestki ilma ka. Ja täiesti tore oli. Jah, ma arvan ka, et aga sa käisid kuskil jaanipäeval mingil Kiili jaanitulal ei käinud? Ei käinud. Kes ütles, kes käis? Ma ei käinud mitte kuskil lõpuks. Korra oli mõte, et mingit šašlõkki jahtima minna, aga miks ei läinud? Üks suur põhjus ongi see, et sa näed seal nii palju neid purjus inimesi. Kahju hakkab. Ma mõtlen, kas üldse, ma ei ole kursis nagu, mis on need mingid tavapärased jaanid ja mingid traditsioonid või vaata vana Eesti rahvas kindlasti tegi jaanipäeval mingid, läksid mingi sõnajalõit otsima või niisugust asja. No sõnalõit ikka minnaks otsima. Tegelikult nagu võiks ju. Ma loodan, et paljud noored ikkagi käisid nagu leidsid lõkke äärest tantsu vihtumise kõrvalt endale selle kaaslase ja siis läksid otsima seda maagilist õit. Ja siis lõpuks jäid sinna võib-olla sõnajalgade vahele Jaani naksutama sinna. Jaani usikeste valguses, hämaras siukses rohelises valguses nagu teineteist leidma. See tundub nagu väga tore ja mõnus. Aga kahjuks suurem pilt on see, et minnakse sinna kuskile lõkkeplatsile, juuakse, seletatakse mõttetut loba, süüakse mingit jama. Ja, tegelikult jaanitoidud on üldiselt on päris head, aga juuakse, korraldatakse mingit draamat ja nii on. No ma otsisin praegu mingid traditsioonid, mis on nagu jaanipäeval tegelikult. Ongi see jaanitule tegemine, et see on nagu see keskne sümbol, et vanarahvas uskus, et jaanituli toob õnne, peletab kurja vaime ning tagab hea saagi ja karja õnne. Et selles mõttes, et see lõkke tegemine on tegelikult nagu tore. Tore ja vahva, see lõkke ääres on nagu hea sossu nagu olla, on ja. Aga see mingi kuskil Pühajärve jaanitulel seal lõkke ümber, kus on lihtsalt mingi tuhandetes mingi juua täis inimesi. See on pigem nagu kontsert. Ma ei teagi. Kas seal üldse lõkke on? Ma olen kunagi käinud seal ka, aga ma ei mäleta, ma olen nii mälus. Ja ma ka ühe korra. Tippmälus. Ja tippmälus.
aga siis ma kindlasti lõket ei näinud. Aga nendel üritustel ma isegi üldse kahtlen, kas seal nagu lõkke või jaanitulega üldse mingit pistmist on. Pigem on need külakad on nagu toredad, selles suhtes jah, pannakse lõkke põlema, kuradi mingi bänd teeb mussi, tehakse seal, tehakse köietõmmet, no põhimõtteliselt tehakse seda fitness challenge'it või Hyroxit seal ei no, siin on veel neid asju, räägi jutt ära, siis ma panen edasi. No pane edasi, pane kohe. Pärgade punumine. Pärgades siis, mida kantakse peol või hoitakse kodus õnne ja kaitse sümbolina. Laul ja tants, jaanipeod on täis rahvalaule, pillimängu, tantsu ja seltskondlikke mänge. Et ma arvan, et ma kujutan ette ideaalis selline jaanipäev, kus sa oled kuskil maal, sul on niisugune oma nagu väike seltskond. Teete seal lõket, teetegi need mingid ägedaid tegevusi, mängite mingid mänge õues, punute pärga, teete sauna, teete grilli, vana kuradi meie mees, vanad plaadid kõik järjest mängivad, vaata, et selleks nagu siuke tuus nagu, et mina siukest asja isegi nagu naudiksin, aga jah, no sõnajala õie otsimine, et rahva pärimuse järgi õitseb sõnajalg ainult jaanilaupäeva ööl. Okei. Keegi on leidnud? Ma ei tea. Ma ei ole vist niimoodi käinud otsimas. Ma olen käinud otsimas. Ma olen käinud otsimas. Leidsid ka või? Ei, aga midagi muud leidsin. Vabandust. Mida siis? Meeldivaid elamusi. Selge. Tahad sa peatuda pikemalt või ma võin edasi minna? Noh, valgeöö nautimine, ühine söömine, vanarahva kombed ja ennustamine. Mis siis on, et jaanipäeva hommikul kogutud kaste pidi tooma tervist ja ilu. Mõnes paigas viidi läbi armu ja tuleviku ennustusi ja usuti, et jaani aeg on maagiline ning loodusel on eriline vägi. Ja. No võt siis. Loodusel on kogu aeg eriline vägi. Tasub kogu aeg käia looduses. Õnne ja armastust tuleb, kuidas ma ütlen, mis sa sellest otsid, seda tuleb teha. Jah, no võt siis. Kui kaua otsid ja ootad seda, siis sa jäädki seda ootama. Kõik oled üle saanud. Ootate siin terve elu. Ammoniaga ootas, mis ta ootas. Ühesõnaga, okei, ma ei hakka raustima sind praegu. Ja, ma tean, et sa tahaksid mind rõvedalt raustida. Et selle jaoks peab tegema eraldi episoodi. Täna ikkagi tahaks rääkida sellest alkoholi pruukimisest ja... Ei, me võime täitsa lipud ja lapad igale poole rääkida. Mul oli küll väga tore jaanipäev. Ja, ma usun. Ja, ma olen kuulnud sellest ainult lugusid. Ma tahaks nagu täpsemalt teada. Kus sa olid siis? Ma olin Vilniuses ja Kaunases. Aga jaanipäeva vist üldiselt olin Kaunases, sest ma ei saa päris täpselt aru, mis päeval nad tähistavad seda. Ja sa ei saa aru, kumb on Vilnius, kumb on Kaunas? Ei, sellest ma sain väga hästi aru. Vilnius on pealinn ja Kaunas on väiksem linn. Ei, no mõlemad on väga ilusad ja ägedad linnad. Käinud seal küll. Ja mis sa tegid seal siis? Käisin seikluspargis. Kahes erinevas isegi. Mul oli väga tore lõbus. Tegin trenni palju ja nalja palju. Mul oli väga tore. Kas peale seda reisi nüüd mingisuguseid suuremaid uudiseid? Mida täpsemalt? Elu muud vaid Ei, miks? Kodus pole pidanud sahtleid teiste sokkide jaoks tühjemaks tegema. Keegi ei hakka kuskile kolima. Seda ärge üldse oodakegi. Minu kodu on jätkuvalt minu kodu ja kõik või vaata, mul on ikkagi väga selles mõttes mingid asjad nagu pandud paika või? Nojah, ma pigem ei tahaks kellegiga koos elada. Okei. Et mulle, vaata, nagu sina elad. Nagu sina elad. Me ei hakka siin minu elukorraldust. Ei, see on tegelikult jube mõnus on ju see, et sa oled nädalas nagu mingid päevad oled koos, mingid päevad ei ole. Isegi kui korra saad kokku, siis on okei, kui nagu ei pea mingi igaühes koos magama. Kui tihti koos nagu magata?
nädalas? No nii, mind on tore roastida, aga ei, siin oli nagu teine asi, et siin proovime nimesid mitte nimetada. No võib-olla siin. Äkki sa lõikad välja selle koha siis? No ma proovin leida seda. Et kui tihti teise oma kaaslasega? Jah, meie oma kaaslasega niimoodi, et nagu nüüd siukest nagu lihtsalt, et jääme ööseks kuskile. Seda on nagu väga-väga harva. No kui harva? Paar korda. On juhtunud nagu või? No ja ikka kui hotellides või kuskil ära, siis jah. Aga niimoodi, et nagu kumbki jääks kuskil ööseks, seda siukest asja meil ei ole. Sellepärast, et magamine puhkamiseks. Ja kui ennem seda on nagu tugevalt füüsiliselt vaeva nähtud, siis ju tead, et tegelikult üksinda magab ju kõige paremini. Ma tean seda, jah. Ma olen ka öelnud seda. Ja kusjuures praegu ongi, ma nagu ütlesin ka, et ma võin võtta lahti oma Karmini ja näidata täpselt ära oma une selle nagu data järgi, mis ööd ma olen kodus maganud ja mis ööd ma olen nagu siis selle vastaspoole juures maganud. Sest et see on märkimisväärne vahe, kui hästi magab inimene üksinda ja kui hästi kui halvasti ta magab kellegagi koos. Ei no, eks see aeg kunagi jõuab kätte, kus tuleb ikkagi nagu kokku kolida ja siis nagu vaadata üle ja harjuda ära sellega. Aga praegu mulle väga sobib selline elukorraldus ja teisele poolele sobib ka see elukorraldus, et on see oma aeg ja oma space, mis on fantastiline. Jah, ma arvan ka. Väga munna on. Okei, ühesõnaga roastimine, tegelikult meil on tänasest episoodiks kindlat nagu suunda, me võime alkoholi teemal rääkida, aga me oleme seda juba teinud ka tegelikult väga palju, rääkinud, dissinud lihtsalt seda nagu. Aga seda tulebki teha, äkki keegi lõpuks võtab kuulda. Vähendab oma või paneb üldse nulli nagu, et see seda kuuled jumala palju, et ma ju joon ainult mingi natukene, aga vaata üks tilk tõrva meepurgist teeb ka ikkagi väga suure muutuse. Et milleks sa siis üldse vähe jood? Et nagu miks üldse seda paned oma kehasse? Et ma ei tea, ma ütlen ma ei saa ennast ka võrrelda, sest et ma ikka jõin väga palju. Nagu selles suhtes, ma olin ikkagi paistes näoga ikkagi ja see põhimõtteliselt see Maxima kõrval olev vend. Fui. Fui, vaata mis nüüd. Okei, ja alkohol ikkagi keeras minu elu ikkagi totaalselt perse ja ma olen nagu näinud nagu seda veel nii palju perse keeravat ja näen neid funktsioneerivaid alkohoolikuid ja kui palju neil stressi on ja just teadmata sellepärast, nagu tegelikult nad teavad, et see stress ongi sellepärast, et sa leevendad oma stressi alkoholi. Ma ei usu, et nad teavad, nad ei teadvusta endale seda. Muidugi teadvustavad. Nad on delusional. Nad ei suuda sellest vist välja tulla, et see ongi FOMO on peal kohe, kui sa ei lähe kuskile mingisugusele olengule ja ei võta seal napsu, ehk siis ei lähe selleks halliks massiks, kus on nii hea ja mugav olla, võtta seal nagu siukse möga sees on ja keegi ei kiusa sind ja hääled peas räägivad ainult sulle ilusat juttu, saatanlikud hääled. Et selles on mugav olla, ma tean. Ma ei tea, kui kaua ma olin umbes mingi 6-7 aastat nagu full alkohoolik ja kõvasti mugavam oli, et üldse ei pidanud nagu stressama. Ma lihtsalt hakkasin korra selle FOMO peale mõtlema, et väga huvitav jah, et kas sa tunned täna FOMO? Ma mõtlen ka, et huvitav, aga mis hetkel see nagu üle läks? See hetk, kui sa leiadki ise ennast, saad aru, et see on enda kõige parim sõber. Et miks inimesed kardavad missing out'ida nagu mingi paska, mida kõik teevad?
ma just mõtlen, et ma ei taha teha neid asju, mida kõik teevad. no ma räägin sulle ühe loo, mis mul igasuguse isu see aasta ära kaotas. Ma jalutasin jällegi klassika, jalutasin kohvi järgi oma lemmik Circle K-sse ja ma nägin ühte noorte punti seal auto kõrval. Kõigil olid ühte stiili ujumispüksid, T-särgid, spordiprillid ees enne, mis nagu moes, kuigi ma visuaalsel vaatusel ei tundnud keegi neist mingisugust sporti tegevat. See on tõenäoliselt kuskile peole minek, võib-olla oligi Pühajärvele, kõik olid juba mõnusas meeleolus, ma mõtlesin, et nagu sellised noortekambad joovad ennast mällu, täpselt kõik nagu mõtlevad ühtemoodi, võib-olla igaüks mõtleb seal oma peaga võib-olla 5%, saavad kokku mingisuguse olluse. Keegi ei ole nagu see, et kulge, tavai, ma ei viitsi täna seda teha. Otsustusvõimetata pole, vastutust ammugi mitte. Ja ollaksegi, elataksegi elu lõpuni nii võib-olla. Oledki sellega, kogu aeg lähed kaasa sellega, mis keegi teine arvab või keegi teine ütleb või mingi mitte see, et võtad selle, tere tegelikult see mulle ei meeldi või see oleng mulle ei meeldi, ma ei lähe, ma teen oma asja, ma olen see, siis saab kohe veider. Kuigi tegelikult ma ei tea, ma täna kuidagi mõtlen selle peale tagasi, kuidas see kunagi oli ja mul oli rets FOMO. Ma pidin alati olema seal, kus kõik teised on ja kui mingi üritus oli ja ma nagu ei läinud, siis ma olin nagu perses, vaata, ma olen canceldatud enam-vähem mingi sihuke. Ma arvan, et sa tead, mis ma nagu mõtlen. Ma saan väga hästi aru sellest. Jah, aga täna ma just ongi nagu see, et kui midagi toimub, kuhu kõik lähevad, siis ma ei taha sinna minna. Või mingi koht, mis on just avatud ja kõik käivad, vaata, ma mäletan nagu selle vaaterattaga oli, vaata, kui see T1 katusele tuli see vaateratas, kõik käisid, ma olin nagu mingi, ma ei taha nagu minna, kui kõik lähevad. Ma ei taha olla nagu kõik teised. Seda ma võin öelda, et see on koht, kus ma ei ole veel käinudki. Väga hea, ära mine ka, tõesti mõttetu pass. No ma käisin eile, läksin kaasa sellega, et ma käisin seal Muraste linnutornis. No, see on nagu looduskaunis. Oli tuus või? See on päris tuus. Pimedas on võib-olla tuusam. Aga jällegi vaesed elanikud, kes seal lähedal elavad. Sest mingi räme, mingi traali julmoorimine käib, muidu väga rahulik kant. Ja muidugi seal oli mingi ekstra pisike prügikast pandud, mis ajas üle ja rohkem prügi oli selle ümber. Mis ei ole lindudele ja loomadele üldse mitte tore seal. Ja võib-olla võiks oleks võinud mõelda selle peale, et mingi parem parkimiskorraldus. Sa tead, et tuleb palju inimesi just alguses. Paneks mingisuguse suurema prügikasti sinna. Aga muidu väga, väga äge. Soovitan vaadata. Trepiastmeid saab liigutada. Vaade on siuke 7-10. Mis on päris high? Päris okei. No ta on mere ääres kohe, sealt läheb ju alla ja päikseloojangut seal vaadata. Nii et see oli siis üks osa sinu sellest jaanipäevast, mis ei läinud nii nagu kõikide teiste enamus inimeste jaanipäev. No šašlõki käisin ikka söömas, Armuudu, shout out Armuudu, endiselt parim šašlõk pealinnas Eestis, kuldavasti ka Lätis. Jaa, Läti Armuud oli väga hea. Et õnnestus löögile saada sinna Lasnamäe Armuudusse, kus on tavaliselt full house kogu aeg. Jah, see oli minu siis jaanišašlõkk. Tööd sai tehtud, trenni, jalgratast veel ei ole. Midagi ununes kuskil ära, mingid jupid on poolel teel. Aga ujumine on samal kohal tagasi, mis ennem emmi murdmist. Tulemuste mõttes, jah? Siuke tunde ja siukse tempo mõttes, aga saab kindlasti veel paremaks. Okei. Jooks on juba parem ja töö käib vaikselt. Ma üldse ei muretse, et mul ratast jääb ainult 3 kuud sõita. Saab. Mulle meeldib, kui sujuvalt läks jaanipäevast järsku sinu trennide peale, et nagu ei ole hullu. See tulebki, ma arvan, see ongi siuke mõnus jäppimise episood tegelikult. No ongi, mida ma tegin, et nagu
kui FOMO juurde nüüd tagasi tulla, siis mul on tihtipeale on nagu see, et kui ongi lõpuks lähen kuskile üritusele ja olen selle ürituse ära, jah, momendil võib-olla on nagu suht okei, tore, ja kui ma tulen pärast sealt ära, siis mul on nagu see, et fuck, mul oleks tegelikult palju paremaid asju teha, et nagu puhata ja mängida. Näiteks või minna kuskile mujale. Mm-hmm. No, kui ma meenutan nagu oma eelmise aasta jaanipäeva, kus ma olin Kreeta saarel ja läksingi üksinda Kreetale. Ma tean, et teil oli siin jõle sitt ilm, mul oli mingi 30 kraadi iga päev. Võtsin omal rendiauto ja seiklesin seal saarel ringi ja vaat see oli nagu siuke jaanipäev, et ma nagu mõtlesingi, et tere, vaat see on eluraisk. Et täiesti null nagu mingit FOMO, et ma oleks millegist ilma jäänud ja ma ütlengi, et ma pärast nagu seda, ma ei mäleta, mis ma eelmine aasta tegin, aga siis ma mõtlesin küll, et mina tahan nüüd küll iga aasta jaanipäeval mitte Eestis olla. Ma olen seda nagu kuulnud kuskilt veel, et Ja. nagu jah. Ei noh, ärapõgenemine, reisimine on ju alati tore, ükskõik kuhu sa lähed, kas sa lähed kas või siia samma kuskile Lätti, ma ei tea, Soome, lihtsalt nagu minema, see on alati mõnus. Ükspuha, kas see on siis jaanipäev, mingi muu asi. Aastavahetus on ka selline asi, kus on tegelikult nagu päris tore tegelikult kuskil mujal keskkonnas. So me oleme siin, need on kogu aeg sellised stampüritused, mis on siin olnud, sa oled neid kõiki juba täpselt samamoodi iga aasta. Ja sa oled neid kõiki juba kogenud nii ühtepidi, teistpidi, siis nagu lõpuks ongi see, et milleks. Ja mis mulle veel siia öelda on? Praegu lihtsalt ei saa reisida niimoodi, et tööd on vaja teha. Siis on vaja. Aga kas või mingi paaripäevane getaway tegelikult on täiesti nagu ja mul tuleb kohe. Mul kohe tuleb väike puhkus. Kus te lähete? Niisuguses mingisse väikesesse majakesse. Jah, seda ma mäletan. Saun, voodi. Mets, loodus, grill. Idakas jaanipäev oleks olnud ju. Ja. Super ADH-ga koer. Fantastiline. Jah, eile oli see, et mul sai koeraga koos oldud 4 aastat. Et on veits üle 4,5 aasta ja. Sa võitsidki täst põhimõtteliselt jaanipäeval või? Peale jaanipäeva, jah. Päris hull. Issand, juba 4 aastat. 4 aastat tagasi. 4 aastat on ta mu närve vaikselt närinud. Aga ta ei ole läbi närinud, siis ta on närinud neid ja siis nad on tugevamaks läinud. Aga ta on väga tore. Ei, jah, Ensa on väga tore. Mis ma oskan öelda, tõesti, tore koer. Tahad veel millegast rääkida? Või sa tahad äkki teda hoida, kui ma lähen puhkama? Millal sa lähed? Juuli alguse poole. Räägime sellest episoodi väliselt. Okei. Nii, vot siis. FOMOd, värgid, särgid. Ma ei tea, kas mul ei ole nagu jaanipäeva kohta tegelikult rohkem midagi väga kommenteerida, lihtsalt, et see ei ole midagi, mida ma naudiksin siin. Ma ei saa aru, mis inimestel on sellega, kui tehakse siukseid, eriti hullud ongi need siuksed suured jaani mingid üritused, vaata. Ma saan aru, kui sa võtad oma seltskonna, lähed kuskile, rendidki mingisuguse majakese, teed midagi nagu siukest mõnusat. Lähedki oma sinna kuskile koduküla platsikale. No jaa, aga ma ei tea, mina ei naudiks siukest mingit suurt mingit möllu. No ühesõnaga tegelikult traditsioonide kohaselt see asi poleks pidanud olema tegelikult selline. Aga siis meil on võimalus järgmine aasta traditsioonide kohane jaanipäev korraldada ilma alkoholita. Sauna, selle tina valamisega või seda tina on aastavahetusel. Ma juba panen täiega.
pärja punumised, mingid mängud ennustamised. köiatõmme, Jah. tankpommi kuradi heitmine. Ja lõpuks lähevad kõik sõnajalõit otsima ja saistavad võssi vahel. Noh, Oota, kungi siis ja siis see on ju ja siis peale aastavahetust on titet tagagi. Jumal, ma annan plaan. kevadeks tiitata. Jah. No vaatame. Vaatame seda asja. Jah. Sa ju korraldad siin oma tiimi suvepäevi ja värki. Jaa, No. ma see suvi ka, ma juba võtsin koha, panin kinni ja korraldan jälle toreda ürituse. Alkovaba. Muidugi. Ainult naised. Praegu jah, mul on mingid mõtted, vaata neid nii-öelda esinejaid kutsuda. Külalise esinejaid, jah. Mitu päeva kestab üritus? Reedest pühapäevani, 2 ööd No, Viljandis. Viljandi mehed. Pange vaim valmis. Minge kraapige ust. Saate võib-olla sisse. Ei tea, seda ei usu. Aga mis sul veel suveplaanid on? Ei olegi, mul on väga töine selles suhtes. Töö iseendaga ja siis trennid ja rohkem ei olegi. Ma ju ootan oma oktoobri reisi ja ega ma ei saa suurt mitte midagi muud ette nagu võtta, et ongi see asi on veits mul siin jäänud vaata igasuguste sündmuste taha nagu kinni, juhtumiste taha. Nüüd tulebki viimast võtta. Ehk seda sükast sooja, soe nagu väga vahet ei ole, sükast kuiva ilma jätkuks, et saaks pikka ringi joosta ja ratast sõita ja äkki varsti saab tiiki ujuma ka minna ja. Ma usun küll, et saab. Ei no vesi on juba soe minu jaoks ka ehk juba. Mis päeval see oli, seal see laupäeval äkki või? Trapi karjääris käisin läbi, vaatasin, jumala palju inimesi ujusid. Ujuvad? Täiega sulistasid seal, nii et ma arvan, et sa saad juba küll jaole, kui väga tahad. Varsti. Okei. Mina lähen veel see suvi Itaaliasse juulis ja ma isegi vaatan, et ma tahaks augustis ka võib-olla mingi suraka tõmmata kuskile. Vot, kus elatakse elu. Vot, kus elatakse elu, jah. Mis Itaalias on? Rooma lähen. Kõik teed viimad Rooma. Airega Rooma. Meil on siuke plaan ja me leidsime ägeda korteri, kus oli korteris siuke üks tuba oli nii-öelda jõusaal. Et ka cable machine oli siis mingi jooksulint, veel mingid tšiki-prikid seal. Päris äge oli see. Et vaatame, kas me saame selle võtta ka praegu on nagu selle taga kinni, et kas see host on nõus või kuidas check-in on, kas on keybox, lockbox kuskil või keegi peab meid vastu võtma, me jõuame öösel. Et vaata osades on see, et nad ei check-in on sul mingi kellani on ja et keegi viitsi siin mingi öösel kell 2 mingi oodata on ja et vot nii, siis vaatame. Äkki saate kokkuleppele? Ma usun ka. No aga mis sul veel plaanis on siis? Minul ma? Jah. Või teil, kuidas kutsuma peab? Ma ikka, sõltub jah, vaata, ei teagi siin, eks kindlasti on mingid ühiseid plaane ja siis on mingid minu plaane, aga vaata, ma olen ju see ikkagi see veits nagu isekas inimene on ja Sind ei huvita teiste plaanid, huvitavad neid enda plaanid? Ei, kas just seda, aga mul on nagu minu plaanid on nagu top priority ja siis vaatame nagu mingeid ühiseid asju. Ei tegelikult see on minu vaade, mis siin salata, et iga inimene on indiviid ja siis on nagu sinu aeg ja siis on mingi keskel on mingi ühine nagu aeg ka vaata, et mulle kindlasti sobi nagu see, et nüüd keegi saab kellegiga tuttavaks, on nagu koos on juba tore ja nüüd kuradi seome ennast niimoodi üksteise külge kinni ja mitte kunagi enam lahti lase. Jah, et see ei ole minu vibe ja ma arvan, et no vaatame. nii need asjad ei käi. No vaatame seda asja. Keegi kuskil ära ei kaoks. Saate aru, kui ma siin varsti üksinda istun ja vatran oma... Ei, ma arvan, et
sa nagu tead küll mind nii palju, et ma suudan oma piirid paika panna ja nii on nagu ei vä? Kuskil maal kindlasti, kuskil maal hakkab lonkama, aga no loodame parimat, mis seal ikka. Selles suhtes jah, minul ei ole ju siin plaane midagi. Sul on vaja trenni teha, sinul tuleb see, sa oled valinud, põhimõtteliselt prepil praegu. Ma olen prepil praegu. Jah, et me peame ikkagi vaatama asju niimoodi ka, et sina prepid võistluseks, sul ongi vaja väga lock-in olla, sul peavad tegelikult väga mahukad nädalad treeningu mõttes tulema siit, on ja, et siin ei ole enam see, et ma vaatan, kuidas ma jõuan, on ja, et vaata, et sul ei teki seda FOMO, kui sa nagu oled prepil, et Amoonia mingi siin käib ja teeb ja mingi miks ma ei lähe. Seda saab trenni tegema. Täitsa sabi sellest, kus sa käid või kus keegi käib. Väga hea. Et täitsa sabi. Võib-olla ongi parem. Siis saabki oma ette minna ja teha. Saabki rahuraisast. Jaa. Jah, locked in ongi, praegu on nagu see, et praegu lihtsalt jääb natuke aega veel üle, kuna velo ei ole, ma nagu kuidagi midagi väntan selle tavalise Käsna peal keldris või siis saalis, aga see ei ole see, et tahaks nagu sõita mööda teed. Hääl läks pära. Et tahaks mööda teed sõita, aga läheb veel aega. Ei ole üldse pahane, sest et võib-olla taastungi veel paremini ära ja muud asjad saavad kõvasti praegu fookust, et jooksukilomeetreid ja basseini tunde on nagu piisavalt ja magan ja. Palju sul tuleb und? Keskmiselt või? Kuuekas. Ouch. Miks? No okei. Ma panen mingi 9. No mul ei ole aega, sest et mul jäävad vahepeal ööd ära ja siis ma nagu magan selle 5-6 nagu päeval ja siis mingi tööd ma ikkagi siin eelmine nädal ka sain siuke 8,5 ja saab hakkama. Varsti läheb paremaks. Varsti läheb paremaks. Okay. Varsti läheb paremaks jah, et graafik natukene läheb paremaks minul. Mis veel? Ma ei teagi, ma ei oskagi midagi lisada nagu. See ongi see, kui korralikult ette ei valmista. Kui oleme üldse kunagi mõne episoodi? Ei, tegelikult ei ole. Korralikult ette valmistanud. Mida veel? Oota, aga praegu on, kohe algab juuli. Sul ongi augustis ju karskluse. Aastapäev. Jah, kümps või? Jaa. No võt, 10 aastat. See ongi see aeg, kus ma tegelikult tahan võtta veel sükse mingi reisi. Ära olla. 27. august on see minu päev, jah. Tehke järgi. 10 aastat või? Tehke järgi või makske kinni. Võin konto numbri panna, saate kõik kinni maksta. Sest ma olen ikka raustinud küll ju vaata neid, kes mingi kõik peaks proovima 30 päeva olla kained. Siis ma olen lihtsalt nagu excuse me. Ma 10 aastat. Et ma isiklikult ei tea väga palju inimesi, kes oleks suutnud seda teha. Ja kui ma varem, kui mul veel ei olnud sellist skoori teadsin, ma olin nagu täna müts mahana reaalselt, et väga crazy. Et ma usun, et paljud inimesed ei saa nagu, mulle meeldis ka, et mingi kellegiga ma siin mingi aeg rääkisin, kes ütles, et ma olen ka karsklane juba 13 aastat on ja et ja siis jutu käigus lõpuks tuli välja see, et ta tegelikult joob küll, aga ta ei joo purju. Ma olin nagu, mida sa ajad? Kas sa käid ja räägid, et sa oled karsklane ja siis
kui nagu tegelikult on see, et ei, ma joon küll, aga ma lihtsalt ei joo purju ja siis nimetan ennast karsklaseks. ja ma olen süütu, aga mul on 4 last. no literaali on ju, et nimetage ikkagi asju nagu õigete nimedega. ei no minul peaks saama 3. ja noh, ennem siis oligi see, et kas see on 3 või 4, sest et noh, ennem seda, kui ma mõned õlled jõin, oli ka aasta, on ju. jah. et aga. no kukkumine on kukkumine. jah, ühesõnaga saab nüüd järjest 3, aga neid satse kokku on mul ikkagi ka olnud nagu kõige pikem on varem ka olnud 3 aastat. siis olen jälle kukkunud. jah. ja siis jälle olnud tõng, aga nüüd on nagu sihuke ikkagi püsivalt, et ei näe mitte mingit põhjust minna tagasi sinna. võtta üldse kas või mingit väikest. joo. et kes maitse pärast joovad, siis maitsed saab ilma alkoholita ka. ja kõigil, millel on alkohol sees, on see alkoholi maitse ikkagi ju. tunned ju seda. jah. et ma ei tea, kalorid sisse ajada ilma alkoholita on ka mõistlik ju. või ajada mingit suhkrut tagasi. energiat, ma ei tea, stressi leevendab, kui keegi ütleb, on vaja lihtsalt nagu maandada ennast. mine mõni. see on kõige hullem. see tekitab lõppkokkuvõttes tegelikult ainult stressi juurde. ja see on nagu 100% kindel. Nagu kortisoli leveliga hormoonid on ja kõik. noh, me oleme nagu nii palju rääkinud sellest alkoholi teemast tegelikult, et ma juba tunnengi, et ma nagu. et see on too much või? see on see, et me lihtsalt kordame ühte samad seda kuradi leierdame ühte samad plaati on ju. no aga ei ole hullu, aga me peame seda tegema. me peamegi rohkem leierdama. et alkoholi joomine ei ole ju absoluutselt mitte mingis vormis okei. see ei tee sulle mitte midagi head. et on ju kuuldavasti peetakse pulmi ka alkovabasid, kõiki asju. ja usu mind, kõigil on nagu palju paremad mälestused sellest asjast. alati leidub kuskil suuremas seltskonnas üks vello, kes joob ennast üle ja kui seal kõrval on mitte päris üle joonud teised vellod, siis seal läheb nagunii mingiks draamaks. mina olin tavaliselt see vello, kes jõi ennast üle. no tere tulemast. sa olid ka. ma teen kõiki asju. Vello. kõiki asju südamega, korralikult. pühendunult. jah, et ikkagi lõpuni välja. ja mis kuradi pidu see oli, kui noh. Vahur ei olnud täiesti mäluvaukus. ei tõmmanud mingit normaalset jama üles reis. või isegi kui tavaline rahulik õhtul ja hommikul ärkad ja võtad telefoni, vaatad, kellele sa mis sõnumeid saatnud. issand jumal. no mis sa saatsid näiteks? too mingeid näiteid, kellele ja mis nagu põhiliselt siuke kuhu su mõtted läksid? no eks mõtted lähevad ikka igale poole ühte kohta. aga mingitele naistele hakkasid saatma või? mingi vanu, mingi siukses, noh, nagu ikka on ju see, üritad õiglust jalule seada ja. aga ma mõtlesin, et saad mingitele sõpradele, et mingi türa ma otsin su üles, annan selle molli või mingid. kindlasti neid asju. nii, aga mis sa selle naistele kirjutasid siis? noh, ikkagi purjus peaga sa üritad ju leida seda andestust. andestust või leppimist või. anna mulle andeks. siis lõpuks siis ju alles siis ju, kui sa oled selle viina enda sisse saanud või jooga sisse saanud, siis tekib ju see julgus lõpuks välja öelda asju, mida sa pole varem öelnud. Oh my god, aga siis sa ütled neid, noh, arvad ju. Purjus peaga inimene arvab, et ta on kõige targem, ta teab täpselt kõik asju, mida ta teeb. Ta nüüd saab kõigest nii hästi aru, aga mis seal tegelikult nagu, kui kaine inimene seda kuuleb ja seda sõnumit loeb, siis ta passib nagu, miks sa seda teed? Et jah, alkoholil on see kuri võim.
nii ta on. Eks ma ise olen ka saanud sõnumeid. Saad kohe aru, see on juua täis kuskil täis. Okei. Et need on kohutavad nagu mälestused nendest aegadest. Ja igast nagu kõik need nagu lollused. Mingil määral tore, et need tehtud sai. Et nüüd ei olegi, vaata, soliidses eas ei pea põgenema, otsima midagi. Aga parem oleks olnud õppust võtta teistelt, kui see, et ikkagi ise need ämbrid läbi kolistada. Et aga mis teha? Äkki keegi kuulab, mõtleb ka, et tal on räme FOMO iga kord, kui sõbrad kuskile peole lähevad või värgid, et tegelikult usu mind, kui sa ajad oma asja, siis jõuad kaugemale. Et ütlen ausalt, kui sa panid räigelt pidu, siis keegi tuli ütlema, tere, mul äge olid seal mingi bla. See ei jõua kuskile. Aga kui ma hakkasin 2010 karsklaseks ja elu muutus kõik visuaalselt, ma ju tegin täiesti uue enda ja siis tulevad mingid võõrad inimesed, ma olen kuulnud ja ma nüüd kunagi olid siuke. Siis see jõuab nagu su hingele. Ja sa saad aru, et sa nüüd teed õiget asja. Et palun, võtke õppust, et komplimendid on erinevad ja nende võim on hoopis teine. Et kui palju suhteid alkohol on ära lõhkunud. Oi, väga palju. Et jah. Ja ma hakkan praegu mõtlema, et nagu paljud on nagu, et on toonud selle seksivärgi juurde, et nagu et tehakse paar veini värki, särki saadaks rohkem käima. Siis ma mõtlen tegelikult, kui see on nagu täiesti nagu karske seksi, mis on avatud või värki või selle, et sa kuskil mõlemad veits mällis või joond ennast mingisse staadiumisse tuua võrdlusesse, siis nagu ongi see alkoholi tuimus värki, pluss see, et sa oled ikka 100% kohal. Seda ei anna võrreldagi. Need on ööpäev, jah, kui ma nagu mõtlen ka vanad aegade peale tagasi, kui ma olin juu täis on ja see on lihtsalt rõve mõelda nagu, mis siis absoluutselt, et tegelikult ei olnud mingisugust naudingut. See ei rõve. Või mingi paukus peaga kuskilt, mis asi see oli. Nagu ma olen väga palju asju nagu tahtnud ära unustada. Ei reisida. Ma ei saa neid unustada. Ei olematuks ei saa teha. Aga ma ei taha ka neid kogu aeg nagu otseselt kogu aeg neid flashbacke näha oma silmes. Oleks ma läinud oma sinna kodukoha jaanipäevale. Oi. Seal oleks... sa oled käinud muga koos seal, ma käisin eelmine aasta vist ka oma praeguse kaaslasega. Ja siis seal oli nagu ju iga mingi natukese aja tagant tuleb mingi vend, kuidas saad, mida saad, kuidas saad. Noh, jah. Aga mida ma nüüd teen? Mida sa nüüd teed? Mis nüüd edasi saab? Mida ma 10 aasta pärast teen? Mida sa 10 aasta pärast teed? Siin on need asjad. Jah. Et alkohol ongi ju selle jaoks, et see sinna sisse kukuksid. Kõik see, miks seda peab nii palju reklaamima, miks see peab olema igal pool olemas. Sest et kui ta, tegelikult mina arvan, kui ta ei too sulle mitte mingit kasu, kõik asjad, mis ta peaks olema mingi full luksuskaup. Kui sa tõesti tahad, siis sa pead maksma selle eest. Mitte nii, et nagu kuradi, kui siin oli, et alkoholi aktsiis, kõik meie alkoturism kaob ära, kõik lähevad Lätti, mida iganes. Tehke, meil võiks olla toitlustus odavam, meie restoranid tooks palju rohkem. Jah, lööge sellele algsile ja mingile tobile, topelt hinnad peale ja laske muid asju nagu normaalsemaks. Kes väga tahab, siis ta leiab selle võimaluse. Ja. Aga kui meil need Maxima juures need vennad jätavad selle pärast võibolla paar jooki tegemata või? Ja mingi hetk võibolla tekib see selgus. Aga seal on juba nagu veits lootusetu see
noh, seal on juba eluohtlik, kui nad maha tulevad. jah, ma mõtlengi, et need, kes nagu nii deep in on juba, vaata, kellel need jalad ka juba on maha võetud, noh, tead, kui see Männiku need jalutute klubi, keda ma klassivennad. klassivennad sul kõik, jah. See on tegelikult päris õudne. Et ma arvan, et sealt, noh, ma ei saa muidugi täielikult maha kanda asju, sest et me oleme näinud ikkagi väga põhjast tulnud inimesi korralikuks hakanud, on ju, et ka see gäng võib ka sealt ühel hetkel nagu mõelda, et pigem peaks keskenduma ikkagi nagu noortele, nagu just ma vaatangi, mingi täis elujõus noored mehed, enamasti noored mehed, noh, naised ka ikkagi, ilusad tüdrukud ju joovad ennast nii mälli. Mäletan oma seda tänava turvatöö karjääri Tallinna südalinnas aasta. Ma nägin ikka väga võikaid asju nagu selles suhtes nagu ka nagu jubedaid nagu naistevastaseid ründeid ja asju on ju, aga ka siukseid nagu noh, vaatadki, et noh, täiesti nagu noh, viiks koju, kodustaks ära, aga nagu nii nagu kes iganes. Mul on olnud niimoodi, et ma seisan autoga seal, minu see baas oli siis see Linnahalli Statoil on ju. Ma olen olnud nagu autos ja tulevad, noh, oksendamine oli tavaline, aga tuleb täitsa, seal on mingi väike mururiba ja noor kena naisterahvas lihtsalt hakkab auto ees kusele. Jah, paarimees oli veits häbelik, tema ei vaadanud, nagu ma mõtlesin, super, see on nagu niimoodi siin või. Noh, võib-olla tõesti auto tuleb, võib-olla paissid ja valge. No mis teed? Häda tuleb, on ju, aga nagu jah. Veits üks kohta ikkagi valida. Ma saan aru, mul on ka juhtunud. Ei no mine pissi või nurga taha. Räige pissi häda. Ja ma olen ka kuskil nagu mitte muidugi parklas mingi auto ees on ja, et tõesti hoidsidki. Isegi kui sa oled kesklinnas, sa tegelikult võime leidma sellise koha, kus saad nagu kiirelt mingi 10 sekiga ära ajada on ja selle kõige hullema asja. Et jah, aga noh, kui sa oled purjus, ega sa ei anna endale aru enam ju, mis toimub. Sul on savi, mis sul seal ümber üldse on. Jah, see on kohutav. Jaa, aga nad ei saa sellest ise aru. Saagi aru, aga siis tulebki nagu rääkida, et nagu päris nagu päris kohutav on ja vast käidki vaatad nagu neid ja saad aru, et fuck, ei taha. Sest ma nagu mäletan, mul endal oli näiteks mingi pidu oli, siis mälust peaga teed sa mingi videosi näiteks, vaata filmid seal mingi ja siis koos hommikul vaatasid neid. Juba siis oli endal tegelikult nagu suht piinlik on ja. Vaata, thank God. Et sa olid siuksel ajal, kus ei olnud väga neid. Mina ikkagi möllasin aegadel, kus meil alles tulid värvilise ekraaniga telefonid. Et jumal tänatud, et neid videosid on vähe, midagi on. Aga mitte väga palju. Mitte väga palju ja selles suhtes mingil määral nagu on anonüümsust on ju. Aga tõesti, jah, on mingeid asju kindlasti, aga see on kohutav, jah. Tänapäeval eriti, sa oled nagu, räägitakse meil mingitest kiusamistest ja asjadest ja samas noored inimesed just nagu konkreetselt teevadki panevad siukest hullu ja siis pärast ongi see stress, kui keegi jagab mingit video kuskil või räägitakse pahasti pärast, sest et ongi ju see sama inimene, kes teeb mingi lollusi kuskil peol on ja ta enda sõbrad ja nad ju tõmbavad ka kohe kampa kokku on ja keegi ei taha ju ilma jääda ja siis nagu seal kambas keeratakse, saad seal kui palju tegelikult on seda siukest nagu jama toimub julmalt palju ja noh, noorte inimeste vaimne seisund on suht habras. Jah. Suht habras. Ma ei tea, kas neil on, noh, ma ei tea, ma ei usu, et noortel praegu on see alkoholiprobleemi võib-olla nii palju ei ole. Alkoholiprobleem on meil siukestel 20, 25, 30 on nagu, on väga tugevalt selle küüsis.
järgmine probleem on mingi peptiidi sõltuvused. see tuleneb juba sealt, see on juba sinu Peptide. sinu kapsaaeda. Noh, jah. Ütleme nii, et tuleb midagi teha. Ma ei tea ise, mida teha tuleks. Tulebki lihtsalt rääkida sellest, kuidas me saame hakkama. Tulebki lihtsalt jagada nagu infot, ega me ei saagi. Ega me ei jõuagi kõiki päästa, vaata. Tegelikult lõppkokkuvõttes on see, nagu sa olid see, et mingi mäkki sööd, vaata. Me ei saa kõiki päästa. Jumala pohhu, mida keegi sööb. Tegelikult jaa, noh, ma ütlesin ka, vaata, ma olin kunagi räme food Hitler. Kui ma nägin, et keegi see pirukat, ma lihtsalt mölisesin temaga, et nagu sa tead ka, mis asja sa sööd, mingi taun oled või? Et täna mul on nagu see, et peaasi, et mina vaatan, mida ma söön, aga mida keegi kõrval sööb, täiesti ükskõik tema mure. Et ma võin nagu öelda, et ma ei paneks seda endale suhu näiteks, aga noh, anna minna, kui sa tahad. Saab teisiti lihtsalt. Alkoholiga sama, me ütleme, et meie ei jooks seda mürki, aga noh, kui sa arvad, et see on sulle hea, eks sa siis ise pead võtma selle vastutuse. Ja noh, kõik teame, mis tekitab nagu ülesöömist ongi ju ka. Kui tihti oli nagu see, et panid pidu. Pärast igat pidu. Pärast iga pidu läks nagu julmalt nagu kui just nii halb ei olnud olla, et ma ropsin terve päeva. Õhtul ikka lõpuks ei pidama ja siis sai süüa. Ja siis sa sõid sitta. Sa õgisid selle terve nädala toidu endale põhimõtteliselt, ma arvan, sisse. Päris palju läks, jah. No, mina tean ise ka. Nii kui mina hakkasin alkoholi jooma, lõpetasin spordi tegemise ära. Ma läksin nagu väga paksuks. Et selles oli ka süüdi alkohol, ei miski muu. Ja nii kui alkoholi ära lõpetasid, said ka jõudu juurde sellest, et kui suudad ühele sõltuvusele öelda, vittu, vabandust, mine ära, ma ei kuula sind enam, siis järgmine ütled, sa tahad ka saada jalaga tagumikku või? Põmm, saad sina ka. Võt. Aga noh, toit on siiamaani ka minu see nõrkusen ja no aga tegelikult sa saad ikka, ma arvan, päris hästi hakkama. Et sul võivadki olla mingid oma need favoriidid, mida sa endale vahest lubad. Sa ei luba neid endale iga päev? Iga päev luba. Iga päev ei luba, on ju? Täna lubasin jäätist. Lihtsalt, kui keegi nägi mind kuskil jäätist. Jälle jäätisse. Ei, see on okei. Sest et jah, sõin jäätist, aga ma hommikul jooksin 20 kilomeetrit ka. Nagu, ja it's balanced. Ja karbid on valmis kodus ja kõik on nagu selles suhtes on nagu hästi. Et tuleb nagu panna jalaga nagu munadesse mingitele asjadele. Siis hakkab see tsüklisse nagu minema see. Sa saad, oledki alkohol, siis toiduga, oledki selles rõngas kogu aeg sees. Vaata, ma räägin ka, et ma olen see master asjade mahajätja. Et ma võin, mul väga kerge loobuda mingitest asjadest. No eriti, kui sa mõistad seda, et see ei ole mulle beneficial. Ja kasutegu puudub, vaata. Jah, väga lihtne on tegelikult nagu öelda, et noh, see asi üle parda läks kõik. Lähed eluga edasi. Jah. Täpselt nii ongi. Alkohol on siuke asi, mis ei peaks kuuluma kellegi ellu. Ei, kindlasti mitte. Ja ei väsi seda siis kordamast põhimõtteliselt tänane episood siis sellel teemal. Ma tahaks öelda, ma arvan, me hakkame lõpetama vaikselt. No tõmba mõtsa kokku. Aga mina lähen homme samme tegema. Täna on reede. Homme on laupäev, pühapäeval on episood väljas, ehk siis mul on juba tehtud. Ühesõnaga, te saate praegu siin, nagu selles suhtes, ennem. Jaa, mul veel vaadake, põlved liiguvad. Vaata, näeme siis sotsiaalmeediast. Ma kindlasti jäpin sellest homme palju, aga ma mõtlesin, et okei, 100 000, räägime sammudest, 100 000 sammu, siis see on juba tehtud. Et ma arvan, et
homme ma ikkagi üritan teha, tead, mis ma üritan teha või? 111 111 ehk siis 111 111. Opa. Sellel hetkel ma tahaks ilusat nagu pilti saada. No vaata, sa viskadki siin õhku selle, see on juba purgis on ju. Ja kui siis nagu pühapäeval kuulavad ja siis on vaadanud nagu story'sid, siis jah, vaata, et see pettumust ei valmista. I do my best. Mina oleks öelnud seda, et ajaline piirang panna. Ei, 24 tundi. Sest et siis on see, et vahepeal saad nagu chillid ka võtta natuke. Lebo. Tegelikult ei ole lebo. Vaatame. Kuulge, okei, ühesõnaga siis on juba tehtud. Eks siis vaatame, kuidas välja tuleb ja kas siis jah, kas nüüd läheb kokku see, et ma ütlen täna 111 111. Ma arvan, et see tuleb. No loodame. See on minu jaoks, ma arvan, circa 80, miinimum 85 kilomeetrit. Aga seekord sa teed ainult kõndimisega, ära tee neid jooksu. Jah, ainult kõndimisega, ainult kõndimisega. Ja ma ei hakka pihta 00, vaid kell 6 hommikul. 6 hommikul. Kuni 00-ni põhimõtteliselt. No see ongi ikkagi natuke ajaline, et see 24 tundi. No see on 18 tundi, ütleme, et peab sinna ära mahtuma. Ma oleks pakkunud välja lihtsalt nagu ka mingi 10 või 12 tundi. Siis sa pead jooksma. Ei pea. Saab kõndides ka. Ei, kuule seda nüüd. Ei no kui ma peaksin kunagi mingi. Ma teen sulle kohe arvutuse. Ma tean, matemaatika võib-olla pole tugevam külg on ju, aga kui sa mõtled seda, et ma eelmine kord oli minu jaoks 100 000 sammu 80 kilomeetrit on ju. Inimene kõnnib keskelt läbi 5 kilomeetrit tunnis on selline normaalne, kui sa mõtled, lindi peal ma võin panna 6, aga nagu õues siuke viiekas, 5 kilomeetrit tunnis, 80 kilomeetrit, 5 kilomeetrit tunnis on 16 tundi. 16 tundi. Kuidas sa paned 10-tunnise piirangu, kui sa reaalselt 80 kilti teedki järjest 16 tundi? Sa pead jooksma siis. Ei no siis kõnnid kiiremini. No jaa. Iga kilomeeter, mida kiiremini kõnnid, Mulle see 24 selles mõttes on hea, et ma tahangi, et mul on ikkagi kell hakkab ju lugema 00-st 00-ni on time limit ja sinna sisse 111 111. Davai, ühesõnaga soovin edu. Mina seda ei tee. Muidugi ei tee, sa ei saagi, saab praegu oma treeningrütmis. Mul on täna praegu on 25 000 tehtud, see on okei. Jah, see on okei. Homme on puhkepäev. Mina puhkan. Pühapäeval vaatab jälle. Aga edu ja järgmine episood võtame siis mingisuguse uue teema. Sisukama. Täna lihtsalt oligi puhkuselt tagasi. Läks. Tegelikult oli chill jäppida. Ja, tulebki jäppida. Davai, aitäh sulle. Ciao.